Margus Viigimaa, Tallinna Tehnikaülikooli Tervisetehnoloogiate Instituudi kardiovaskulaarset meditsiinikeskuse juhataja ja professor. Nii, palun. Tervist, väga lugupeetud Eesti Teaduste Akadeemia liikmed. Mul on väga hea meel siin täna esineda ja räägin enda tegevusest. Innovaatiline hüpertensiooni düslipideemia ravi on tegelikult võti südamehaiguste suremuse langusel Eestis ja et kui me vaatame, kust ma alustasin oma kliinilist tegevust, see oli Tartu Ülikooli Kliinikum, tolleaegne Maarjamäe haigla ja ma olin infarktiosakonna arst, olin ka teadur või laborant alguses ja ma nägin noori infarktihaigeid ja see oli 1982-1983 ja kuidagi kurb oli, et meil oli väga vähe võimalusi tol ajal haigete raviks ja siis ma rohkem ja rohkem hakkasin tegelema haiguste ennetamisega, aga ikkagi kliinilise meditsiiniga olin kardioloogiaosakonna juhataja siin Tartus, olin dotsent, siis 20 aastat tagasi mind kutsuti siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse juhatajaks. Seal tõesti oli väga keeruline olukord ja mul oli see lootus ja kui ma sinna Tallinnasse läksin, et sellest haiglast saab üks Tartu Ülikooli raviasutus või vähemalt osaliselt. Osa sellest on täitunud, aga suur osa kahjuks mitte. No praegu kindlasti ma pidevalt konsulteerin haigeid ja me saame tegelikult ravida neid nii hüpertensiooni, eriti düslipideemiat viimasel ajal ikkagi hoopis uute võimalustega. Ja ma olen saanud ise nendesse võimalustesse ka päris palju panustada. Bioloogilised ravimid, mis on maailmas praegu teevad võidukäiku, millel ei ole kõrvaltoimeid ja vähemalt ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid, võib-olla 20 aasta pärast midagi selgub, aga vähe tõenäoline. Ma olen saanud olla Odyssey Outcome'i Fourier uuringute, läbilöögi uuringute juhtkomiteedes ja oli periood, kui ma sõitsin paar korda kuus Ameerikasse, kuna meil olid, siis tollal ei olnud veel, ei olnud Skype'i, ei olnud midagi, ei olnud Teamsi. Ja sellest on saanud tegelikult tohutu muutus ateroskleroosi ravis revolutsioon. Ja üleeile tuli American Heart Associationi kongressil välja Vesalius CV uuring, mida ma siia ei pannud, aga mis on tegelikult jällegi täiesti uue etapi avaja, et me saame neid kasutada ka südamehaiguste, südameinfarkti, ajuinsuldi ärahoidmisel, mitte üksnes raskete haiguste ravis. Nii et olen juhatanud regionaalhaigla lipiidikeskus, see on ainukene akrediteeritud Euroopa ateroskleroosi ühingu lipiidikeskus Eestis, samuti Euroopa hüpertensiooni ühingu ekstsellentsi keskuse juht olen, mis on ka ainuke Eestis ja tegelikult on see igapäevane töö ikkagi väga meeldiv ja me oleme väga palju saanud edasi areneda. Väga paljude kardioloogia ajakirjade, päris mitmete ajakirjade ja toimetuskolleegiumis olen ka. Nii kui vaadata teadus-arendustööd, me saime sellest aastast suure granti, PRG rühmagranti, kus me arendame välja digitaalset tugiteenust, tugirakendust, siis düslipideemia patsiendi jaoks. Me võtame 2 kõige raskemat haiguse gruppi, äge müokardiinfarkt ja ajuinsult ja aastase teekonna jooksul hakkame rakendama kõikvõimalikke digitaalseid mõjustusvahendeid. Patsiendil on turvatunne kodus, tal on digitaalsed visiidid, me kasutame AI-d täiendavalt, aga AI-d muidugi väga piiratult, sellepärast et me õpetame selle targale arstile, kuidas on Euroopas ravijuhised düslipideemia alal, kardioloogia alal, kõik võimaliku tarkuse paneme talle sisse. Ja kui ta küsib mingeid selliseid küsimusi, millele ta ei tohi vastata, siis ta ütleb, et see on uuringuarsti küsimus. Kui ta küsib midagi toitumise kohta, midagi eluviisi kohta, siis kindlasti ta saab seda väga palju toestada ja anda tuge meie patsiendile.
Olen Eesti Teaduste Akadeemia arstiteaduse tervishoiu innovatsiooni alalise komisjoni liige ja minu unistuseks on tegelikult luua ja viia Eesti tervishoidu siis nii hüpertensiooni kui düslipideemia selline siis mobiilirakendusäpp, mida me saaksime siis kasutada patsiendi, perearsti, pereõe, spetsialisti sellise ühise pingutuse parandamiseks, et meie inimesed saaksid nende kõige olulisemate ateroskleroosi riskiteguritega paremini elada ja neil ei tekiks müokardinfarkti ja ajuinsulti. Mul on 4 doktoranti, mul on võib-olla huvitav see, et mul on 3 ülikoolis kaitsnud doktoraadid, doktori väitekirja ja selline koostöö on võib-olla üks minu väga oluline külg olnud läbi minu elu. Jah, olen palju avaldanud suhteliselt ja 2 korral valitud ka Tehnikaülikooli aasta teadlaseks, mis antakse ainult 1 inimesele, nii et see on ka nagu kuidagi märgiline, et meditsiini inimesele on 2 korda antud Tehnikaülikooli selline kõrge tunnustus. Ja muidugi, mis on oluline Eestis, on see, et me ühendaksime tegelikult kõige paremad raviasutused, kõige paremad teadusasutused ja tohutu hea näide sellest on siis see personaalmeditsiini kliiniline juhtprojekt, kus mul oli võimalus juhtida südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuse osa ja kuidagi vahel me alahindame ennast, et ma olin väga üllatunud. Möödunud aastal toimus Euroopa kardioloogide kongress, kus on 30 000 osalejat, umbes aktiivset osalejat, ja see oli pühendatud südamehaiguste täppispreventsioonile ja avaistungil näidati meie seda publikatsiooni. Ja et see on üks väheseid kliinilisse meditsiini viidud siis geeni andmetel baseeruvaid uuringuid. Ja praegu, nagu te teate, Eestis on käimas selle edasiarendus, kus meil on 2500 patsienti, kus ma olen saanud ka Tartu Ülikooliga teha väga tihedat koostööd ja seda uuringut ette valmistada, et inimesed tuleksid uuringusse, sest nad saavad 20 milligrammi rosuvastatiini, pooled neist, ja võib-olla 5 aasta pärast on neil vähem infarkte ja insulte. Et see oli ka päris suur veenmine, et see on tegelikult väga innovaatiline ja ma arvan, et meil võivad olla väga head tulemused, aga selleks läheb 5 aastat, me tahame vaadata, kas infarkte ja insulte on vähem. Ma olen tegelenud päris palju eksperdina, mis võtab aega, aga samas ta annab ka sulle. Ma olen Teadusagentuuri hindamisnõukogu liige olnud, olen Horisoni neid päris palju uuringuid ja taotlusi läbi vaadanud, olen olnud rahvusvaheliste meeskondade liige nii Eesti erinevate teadusasutuste ja haridusasutuste kui ka rahvusvaheliselt Gruusias. Ja doktoriväitekirjade oponent, professorite ametikoha konkursi ekspert, jällegi päris mitmetes ülikoolides, ka nüüd detsembris mul on 2 doktoranti, kelle siis oponent ma olen Vilniuse ülikoolis. Ja teadusorganisatoorne tegevus, olen kardioloogide Euroopa seltsi eristaatusega liige, samuti Ameerika kardioloogide kolleegiumil. Euroopa kardioloogide seltsis olen olnud aastaid erinevate alaliste komisjonide liige. Olin 8 aastat maksimaalse aja, mis tohib olla Euroopa Hüpertensiooniühingu juhatuse liige ja võib-olla kõige suurem minu elu või ütleme selline organisatoorne tegevus oli Euroopa Hüpertensiooni Ekstsellentsikeskuste võrgustiku loomine. Ja see sai meil alguse 2006. aastal ja ma arvan, et võib-olla see oli põhiline faktor, et miks eelmisel aastal mulle anti Euroopa Hüpertensiooniühingu auliikme siis tunnistus, mis on 22. üldse kogu ühingu ajaloo jooksul. Meil on 2 tükki on Ameerikast, 1 on Jaapanist, 1 on Hiinast, nii et see oli väga suur tunnustus. Ja ma olen mitmeid ühinguid asutanud, ka näiteks Balti ateroskleroosi ühingu oli 1998 Tallinnas, ka Eesti hüpertensiooniühingu. Muide, ateroskleroos on ka põletikuline haigus, aga seda ei saa ravida antibiootikumidega, seda püüti teha, aga ei õnnestunud. See on niisugune steriilne. Nii, ühiskonna heaks olen ka päris palju
andnud ajast ja rõõmust tegelikult. Südamenädalate sünni juures olin ma 1993 ja ka olen sisuline juht olnud viimase ajani. Olen Tallinna Tervisenõukogu liige olnud, sain selle tõttu ka Tallinna aukodanikuks, Harjumaa aukodanikuks. Mitmed raamatud, mitmed ka filmid, Tervisemuuseumi, Tervise Arengu Instituudi nõukogu liige olen ja olen ka saanud autasusid. Aga lõpuks, kuidas ma soovin panustada Eesti Teaduste Akadeemia arengusse? Et kõigepealt Eesti kontekstis kindlasti ma näen väga suurt väljakutset selles, et me saaksime juba lähiajal tegelikult viia hüpertensiooni ja düslipideemia innovaatiliselt uuele tasemele ja see võiks ja peaks viima südame-veresoonkonnahaiguste suremuse langusele veel suuremale, kui ta praegu on Eestis. Ja kindlasti personaalpreventsioon, personaalne ravi, juurutamine, eriti kardioloogias Eestis. Ja võib-olla rahvusvaheliselt ma saaksin võib-olla veel kõige rohkem anda, sest ma näen endas suurt potentsiaali. Ma saaksin pakkuda sünergiat rahvusvahelises koostöös kardiovaskulaarse meditsiini vallas, et kuna mul on aastatepikkune edukas koostöö ja jätkuv koostöö väga paljude riikide kardioloogi ja juhtivate siis arstide, teadlastega. Ma olen päris mitmete riikide kardioloogia ja hüpertensiooni siis seltside auliige. Mulle anti Ukraina Teaduste Akadeemia kuldmedal, see oli 4 kuud enne Maidani, nii et selline pidulik sündmus oli. Nii et sellise, ja ka sel aastal, mis oli väga üllatav, ma sain siis International Lipid Expert Paneli Honorary Fellow staatuse. Nii et sellise rahvusvahelise toetusega me saaksime oma Eesti saavutusi, mis on meil tegelikult olemas ja meil on väga palju saavutusi. Me saaksime neid edasi arendada ja Teaduste Akadeemia annaks sellist akadeemilist jõudu juurde ja me saaksime neid asju veel paremini teha. Aitäh! Nii, ja palun küsimusi. Keegi peab igal juhul küsima, aga no, see on väga muljetavaldav ja loomulikult on siin suur organisatoorne võimekus ja on kõik ka siin taga, et neid meeskondi ka koordineerida. Nüüd selleks, et need ellu viidaks kliinilisse ravipraktikasse ja nii edasi, on paratamatult vaja osa nendest viia tarkvaralisteks lahendusteks. Ja see on üks koht, kus mul on tunne, et meil on tegelikult Eestis veidike keeruline, ei ole ära lahendatud kogu see problemaatika, et ülikoolid ja haiglad ei saa lõpuni turule viia neid tarkvaralisi lahendusi, kogu see CE-märgistamise temaatika. Et kuidas sa seda näeksid, et see tulemus ei jääks nüüd seisma, vaid jõuaks kogu see ennetus ja diagnostilised abivahendid päriselt turule? Aitäh, see on väga-väga õige küsimus. Mida me nüüd teeme oma grantiga praegu, kus me arendame müokardiinfarkti ja ajuinsuldi järgset patsiendi siis teekonda ja toestamist siis düslipideemia alal, et seal me just eelmine nädal otsustasime, et meil tuleb selleks kliiniliseks uuringuks LifeAiri siis äpp, mis on tegelikult välja arendatud äpp, seal on omad puudused, me peame seda edasi arendama oma patsiendi kategooriale. Meil on Tehnikaülikoolis ka Smart EHR, eks ole, mida siis arendatakse, aga mis ei sobi tegelikult ägeda haige jaoks, aga me arendame seda Smart EHR-i just sellise mõõduka düslipideemiaga primaarse preventsiooni patsiendi jaoks. Aga neid arendusi on tegelikult, neid ongi vaja ja need peavadki omavahel konkureerima, et me saaksime tegelikult siis nagu edasi. Kindlasti on oluline, et kuidas selle AI osa sinna külge saab, et avatariga me tahame seda teha, meil on Tehnikaülikoolis päris tugevad spetsialistid sellel alal ja et see AI osa aitaks, toestaks
ja just see digivisiit, et patsient iga nädal korra saab arstiga rääkida, muidu on nii, et ta väga sageli infarkti järgselt jõuab esimest korda arsti juurde 6 kuud peale infarkti, kui tal retseptid otsa lõpevad perearsti juurde. Vahel saab ta varem ja ikkagi see pidev toetus, et ma tegin esimese sellise arendusprojekti Tokobo, mis oli tegelikult juba 25 aastat tagasi meil Tartus, kui me alustasime. Ja see oli hüpertensiooni kodu jälgimise selline seade ja me tegime rahvusvahelisi uuringuid Inglismaal, Saksamaal, Portugalis, nii edasi, Soomes, aga patsiendid ei tahtnud neid aparaate pärast ära anda, see oli väike selline, siis ei olnud veel mobiiltelefoni praktiliselt, oli selline tavalist telefonivõrku ühendatud. Ma tean, kuidas patsiendid janunevad kindlustunde järele ja see digivisiit ja see võiks hoopis teisele tasemele kõik. Nii, Pärt Peterson, paluks. Mul on, aitäh ettekande eest, mul on küsimus, kui ma õigesti oma mälus nagu sobran, siis see uuring, mis sa alguses mainisid, see vist on PCSK9 antikeha kohta. Ja ilmselt see nagu toimib hästi. Mu küsimus tegelikult liitub natuke teise bioloogilise lähenemise suunas, mis on GLP-1 agonistid, mida seotakse nüüd ka kardiovaskulaarsete haigustega, et kui tõenäosuseks sa näed, et sellise nagu GLP-1 agonistide rakendus võiks ravis nagu ellu minna? Väga hea küsimus. GLP-1-l on muidugi on väga palju positiivseid toimeid, aga võib-olla me ootame tast ka liiga palju. Väga raske nüüd öelda, praegu nüüd on teada, et tulevad järjest suuremad annused, eks ole, Eestisse tuleb nüüd semaglutiid, eks ole, 2,4, tuleb 7,2 milligramm, lõpuks juba Ameerikas käivad praegu juba väga ulatuslikud uuringud, et tal on väga positiivsed kardiovaskulaarset toimed lisaks, aga nüüd, et kas see on pikkade aastate jooksul jätkusuutlik, kas me leiame need kohad, kus rakendada, see on väga perspektiivne, aga selleks peavad tulema väga suured uuringud, kus me just kardiovaskulaaraspekti vaatame. On uuritud, on teada, et näiteks südamepuudulikkuse patsientidel, kui on just mitte langenud või säilinud väljutusfraktsiooniga patsiendid, et seal tal on oma kindel koht. Aga see on väga palju ka kaalulangusega seotud, nii et väga palju uuringuid on tulemas ja igatahes väga perspektiivne ravimigrupp kindlasti. Nii, aga jätkame Mart Saarma. Aitäh väga huvitava ettekande eest. Tulles nende GLP-1 retseptori agonistide juurde, ma jagan täiesti teie seisukohta, et näiteks semaglutiid, mis loomkatsetes töötas kui Šveitsi kell Parkinsonil, kukkus plõks ja plaks läbi kliinilistes katsetes, et tuleb, neid uusi retseptori agoniste on ju palju, neid tasub nagu rahulikult minna analüüsima. Mul on tegelikult teile niisugune küsimus, et te mainisite, et kardiovaskulaarsete haiguste puhul bioloogilised ravimid on olnud väga murrangulise tähtsusega. Ja nüüd meil on niisugune situatsioon, et Ameerika ravimiameti FDA etteotsa tuli Trumpi sõber, kes ütles, et biologicals are too expensive, we go back to small molecules. Ja see hakkab toimuma, täitsa, sest need on kallid. Et kuidas teie selle peale vaatate? Ameerika on ikkagi ravimiturust 60%. Jaa, väga õiged mõtted. Samas, kui me vaatame, kui ravim on juba välja töötatud, eks ole, siis selle ravimi tootmine ei ole nii kallis. Kuigi kahjuks nende PCSK9 inhibiitorite tootmine on kallis, näiteks inklisiraani tootmine, mis on nüüd konkureerimis, on 2 korda aastas kasutatav ja mis on teise toimemehhanismiga, on oluliselt odavam. Aga kui nad on välja töötatud, siis ei ole mitte mingisugune probleem, et neid kasutada edasi, sest need tulemused on olnud suurepärased. Aga see on õige märkus, et me ei saa olla väga sinisilmsed, me peame vaatama, me praegu oleme kasutanud 2018 tulid need ravimid kasutusele,
ole. Nii et 7 aastat on, aga kui me kasutame 10-20 aastat, et mis siis, kas äkki mingisugused kaugkõrvaltoimed või midagi tuleb. Arstid peavad olema alati väga konservatiivsed, aga bioloogiliste ravimite sellist nagu tulevikku ei saa, see võtaks kinni kogu selle innovatsiooni. Et meditsiin ongi kallis, jah, aga vähiravimid on veel palju kallimad. Nii et ma arvan, et me oleme just õigel teel, aga seda hinna aspekti, jah, et kui oleks võimalik teha selliseid ravimeid, mille tootmine ka tulevikus ei oleks väga kallis, aga just need Sirna tüüpi ravimid on need, mis 2 korda aastas. Hüpertensioonis juba meie haiglas ka me olime uuringus, kus need oli üks see USA ravim ja mis võib-olla 1,5–2 aasta pärast, võib-olla 1,5 aasta pärast hakkab olema apteegis. Nii et me läheme edasi ja need ravimid õnneks ei ole kallid. Väga suur tänu, aga võtame viimase küsimuse Maris Laanelt. Jätkan Mardi teemat, et tervishoiu rahapott on piiratud ja siin Eestis samuti. Südame-veresoonkonna haigused, düslipideemiad on suures osas elustiili haigused. Et me räägime siin palju innovaatsest ravist, kõige sellest, kuidas sinu nägemuses või mis meil on puudujäägid nende haiguste ennetuse osas. Ma mõtlen, et ennetuses juba väga varasest noorusest peale, mida me võiks seda, et see oleks võib-olla odavam kui see, et me nüüd vaidleme siin, milline ravim, kas see kallis või odav ravim. Ja täpselt nii, elustiil on A ja O, et nagu ma olen öelnud, et ise oled oma terviselaeva kapten, 50% vähemalt sõltub eluviisist, aga kui me vaatame, praegu me tegime doktorant, kes Tallinna Ülikoolis kaitses, me vaatasime Tallinna elanikkonda. Keskmine LDL-kolesterool 46-aastasel naisel on 3,5, mehel 3,7. Norm on, eks ole, 3 ja tegelikult loomariigis on kuskil 1 ja vastsündinule ka 1, mis tähendab seda, et see elustiili komponent on, meie geneetika ei ole kahjuks kõige parem. Või kuidagi meie hüpertensiooni, kui palju meil on, eks ole. Et need samad, kui ma räägin nendest äppidest, nad toestavad üksteist, elustiiliga saab väga palju vererõhku maha võtta, elustiiliga saab ka tegelikult mitte küll nii hästi, aga saab ka head kolesterooli tõsta kergemini, halba kolesterooli langetada natuke keerulisemalt. Elustiil on A ja O, aga kahjuks on meie see algtase selline, et enamus inimesed on juba sellise kas haiguse piiri peal või ongi juba sellise kas haiguse või riskiteguriga, mida me igal juhul peame siis ka digivahenditega aitama selle ka seesama Smart EHR, millest ma rääkisin, et just nimelt primaarses preventioonis, aga sekundaarses seda enam. Suur tänu, kahju küll joone alla tõmmata, aga Aitäh. me peame edasi liikuma. Ja nüüd ma võtan endale... Aitäh, tänan.